Puuluubi mehed, keskealised poistebändi mehed on meil täna stuudios. Kuidas te suhtute sellesse, millega on teid ristitud? Mitte mina ei ole seda välja mõelnud, et te olete keskealised poistebändi mehed. Sobib see välja teile? Muidugi sobib. Täiesti täpselt. Täpselt, jah. Põhjus, miks te siin olete, on see, et DocPointi nimeline filmifestival algab homme ja avafilm on just teist tehtud film. Kui elevil te olete sellest? Nii ja naa, et see protsess oli ikkagi selle võrra nagu üks periood meie elust ja sellega jõudis ära harjuda selle perioodi jooksul ja kui nad enam kaasas ei olnud meiega, siis see on ka juba pikalt kestnud selles mõttes, et see on nagu väike nagu tagasivaade sinna aega, kui nad meiega kaasas käisid. See periood on väga tagasihoidlikult öeldud, see periood kestis peaaegu 10 aastat. No ei tea, päris mitte. Mina olen ikka väga elevil või närveerin, ütleme. Päriselt, jah? Jaa, no viimast päevad ma olen kuidagi maha rahunend, aga siin mingi aeg oli jah see, et vaata sa nagu teed bändi, sa kontrollid enda arvates mingil määral seda, et missugune su kuvand on ja peaksid nagu ise otsustama, et mida sa teed ja kes sa oled. Ja järsku nagu keegi režissöör, eks ole, monteerimislaua taga paneb siin mingitesse kontekstidesse, mida sa ei kontrolli ja ei tea, mida inimesed sellest välja loevad. Ja... See on väga huvitav, aga me räägime teie kohe edasi, vaatame selle filmi treileri ära. Are you ready? Hello, We are band. sorry? We are performers. Songlines magazine describe you as two middle-aged men behaving like teenagers. Läks mööda, kõik on okei. When you are 40 years old or even older and you become pop musician playing traditional instrument, no ma ei tea. Well, you can't take yourself too seriously. Bend, Helenka, bend, faster. Õstal oli vaja 2 valget meest kostüümide jaoks. Tean, et 5- tahab taotleda Eesti Laulule. Mina pigem sõltun negatiivselt. Tunnen, et mul on edukas ainult viimased paar aastat. Pigem luuser kui edukas. Paneks valged särgid ka pessu. Vananemisi ei ole mitte midagi head. Me ei ole ei vana ega me ei ole ei kole. Ja Ramo, sul on väga ilus hing. Meie kohta on öeldud, et me oleme nagu vana abielupaar. Random plõksi, mis teed praegu? Need asjad, mis mulle tema juures ei meeldi, need ei ole nagu ületamatud. Taskus kannad seda Kui inimesed on sellises hoos, siis on väga raske neid loogikaga sellest ära rääkida. Bob Dylan, et mõttetu artist üldse. Pani siin pead vangutama ikkagi. Bob Dylan on väga hea artist, väga kõva artist on Bob Dylan. Miks sa ütled filmis teistmoodi? Sellepärast, et see oli kontekstis. Ma rääkisin mingit muud juttu sinna, ma rääkisin mingist perioodist, ma rääkisin mingist konkreetsest lugu. Aru saada. Nagu te ütlesite ise filmis, et te olete nagu vana abielupaar, te mõtlesite seda, et te olete nii palju omavahel koos olnud ja tihti peale isegi rohkem võib-olla nagu oma perega. Mis iseloomuga, kui sa iseloomustad Ramot, siis mis ta on? Inimene, kes ta pole kunagi näinud ja oletame, et ta ei kuula praegu. Ta ei kuula, sa ära kuula, mis ta ütleb. Sa hakkad kohe hakkama Markut ka iseloomustama. Ramo on väga hea tahtlik inimene ja väga hea lastetoaga, viisakas. Samal ajal suudab olla kuidagi vaba ja spontaanne. Mis kui Marko on siis? Marko on väga põhjalik, tark, väga ütleme süvenemisoskusega, suure süvenemisoskusega inimene ja autoritaarne. Päriselt, jah? Millest see väljendab? See on küll väga huvitav. Kuidas ta autoritaarne on? Inimesed ikkagi, kui on nagu, et küsitakse, et kuidas me teeme, mis teha, mingid variandid on, siis nad kõik ikka küsivad Marko käest, mitte minu käest.
no ma ei kujuta ausalt öeldes ette, ma ei olegi teiega nii hästi tuttav, aga Eurovisioonil 2 aastat tagasi me koos oleme olnud, et ma olen natuke teid kõrvalt näinud, aga ma ei kujuta ette, et te nagu reaalselt võiksite kunagi tülis olla. Kas on selline hetk olnud? Ikka on. Päriselt, jah? Ikka on muidugi. Nagu vana abielupaar ikka on tülis. Mille pärast te tülitsete? Suvaliste asjade pärast. No jaa, ikka sellised väiksed asjad käivad. No näiteks, mille pärast oli? Aga sa oled nagu vaikselt nagu ära harjunud. Aga see on muidugi hea. Jah, Taavi Arus, režissöör, küsis meilt ka sellised küsimused. Rääkige nüüd üksteise kohta midagi halba, eks ole. Te ei rääkinud midagi? Ei, no siis pidid ju rääkima. Küsis mitu korda. Pidi punnitama. Kõigepealt räägi midagi head, siis räägi midagi halba, eks ole. Aga no filmi pani selle halva. See on väga, sest on filmi palju huvitav. Muidugi. See film pidi mitu korda ju pooleli ka jääma, ma saan aru, et tänu sellele, et see hakati tegema varem, kui te Eurovisioonile ju läks. Et mis siis oli see, et see film ikkagi valmis sai? Miks ta pooleli pidi jääma? Ta pidi pooleli jääma sellepärast, et ei olnud mingit draamat seal. Oli kõik oli hästi jäänud. Taavi ootas, kuni me nagu lahku ja laiali läheme. Mina kuulsin seda vestlust pead. Vist Mari Kalkun küsis kuskil, pakun 5 aastat tagasi, et kuule, sa oled juba filmid, 4 aastat tagasi, et kuule, sa juba filmid neid tüüpe, et kuule, see film valmis saab. Siis Taavi vastas, et see on nii igav film, et seal ei juhtu mitte midagi, kõik on esinevad, plaksutavad, kõik läheb hästi ja film on nii kaua, kui nad lahku lähevad. Kui bänd laiali läheb, siis ma rääkisin Markule, kuule, Taavi on nii kaua kaasas filmimas, et nii kaua, et me laiali läheme. Markus, yes, 40 aastat veel siis. Et laiali ei ole plaanis minna. Miks te jah ütlesite, kui Taavi Arus teie poole pöördus, ütleksite me dokku? See on nii edev inimene, nagu ma olen. Päriselt? Ja muidugi, kujuta ette, kui tore on minna. Kindlasti sina just kujutad ette, aga kui sa lähed nagu seltskonda teiste muusikute juurde kuskile välismaal backstage ja sul on kaasas kaameramees ja siis selle suure mikrofoniga, mida me kutsusime Soobliks, helirežissöör, eks ole. Tuulekaitse oli peal. Me mõtlesime, et kui see film läbi saab, et siis me palkame mõne sõbra, kes käib lihtsalt tühja mikrofoniga seal kaasas. Sellist autoriteeti annab kõvasti juurde. Mis see puuluubi fenomen selles mõttes on, et väga palju on selles filmis teie välismaistest tuuridest ja nendest oleme siin samas Ringvaate diivanil korduvalt ja korduvalt rääkinud. Mis asi see on, et inimesed tulevad ja teid kutsutakse väga erinevatele, väga paljudele festivalidele ja igal pool maailmas? Kuidas sa seletad seda? No siin on mitu asja koos. Kindlasti on muusika ühel kohal, kindlasti on need pillid meil ühel kohal, kindlasti on Marko väga osavad naljad sellel ühel kohal. Ja siis, et me oleme ainult 2 või koos helitehnikuga 3 inimest ja odav kutsuda. Aga me oleme ka nagu sellises muusika nagu vallas toimetame, kus teisest keeles kõlavat laule nagu pigem oodatakse. Et on normaalne kuulata? Jah, maailma muusikafestivalid või folkfestivalid, nad tahavadki erilisi keeli ja eriliste teiste maade artiste, et sa ei pea nagu tegema. Sa ei pea konkureerima, ütleme, popis on palju keerulisem läbi. Või rockis või? No kuidas te ise muutunud olete? No me ütleme, see film 10 ei ole ka 8 aastat on see filmi tegemine käinud. Kui palju sina, Ramo, oled teissugune, kui sa praegu, kui sa 8 aastat tagasi? Pagan, me ei oska öelda seda. Selles mõttes, et nagu kõik etapid on natukene muutnud, on ju, Eurovisioon muutis mingil määral ja koostöö 5 on muutnud veits ja kõik see on nagu oma jälje jätnud, aga ma mõtlen seda ikkagi, et see periood, kus nad olid meiega kaasas, ei olnud nagu, meil pärast seda on jätkunud veel rohkem, meil nagu eelmine aasta oli rekordarv välisesinemisi ja me nagu oleks olnud kaasas näiteks heal kohas, kus puu kukkus lava peale või kuskil, et neid ägedaid kohti oli nagu üli palju, aga kus sa tead, ette ennustada, kus on nagu see, kus saaks nagu huvitavaid nagu kaadreid. See periood oli päris 8 nagu võib-olla ei ole, et pigem nagu paar aastat, kui Taavi käis aega meiega kaasas. Aga tore on meenutada neid vanu aegu, jah. Täpselt. No loodetavasti on teil siis rõõmsad hetked homme saalis, kui DocPointil teie film tuleb. Seda küll. Aga aitäh, igatahes täna külla tulemast. Suur aitäh. Me anname sõna siit Aktuaalsel kaameral. Tere õhtust ja mis uudist? Tere õhtust.